maailmas on palju erinevaid mõõtühikuid, millega saab mõõta pikkust. Kas oskad kohe mõnda nimetada? Näiteks meeter, sentimeeter, kilomeeter ja nii edasi. Mul on siin mõõdulint ning sellega saab mõõta pikkust sentimeetrites. Näiteks siin on ka Merilin, kelle pikkus on sentimeetrites 161,5. Võib-olla oled sa kuulnud ka sellistest põnevamatest mõõtühikutest, nagu näiteks üks vaks. See on siin pöidla ja keskmise sõrme vaheline ala. Või näiteks üks küünar, see on siit küünarnukist sõrmeotsteni. Või näiteks üks süld, see on mu näpuotstest teiste näpuotsteni. Mul on siin üks nöör ning selle pikkus on täpselt 2 sülda või 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 küünart. Täna aga hakkame mõõtma asju enda välja mõeldud mõõtühikutes. Esiteks on sul vaja sõpra või paarilist, kellega tööd teha. Tere, Merilin! Tere! Teiseks on sul vaja leida klassiruumist või kuskilt enda ümbert asi, millega sa hakkad mõõtmist teostama. Näiteks minul on siin see lusikas. Nii, nagu teaduses ikka, siis enne, kui sa hakkad katset tegema, postitatakse hüpotees. Hüpotees on oletus, mis sa arvad, et katse tulemus võib olla. Näiteks minu hüpotees on, et Merilin on umbes 8 lusikat pikk. Proovime järgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hüpotees pidas paika. See tähendab, ma oletasin, et Merilin on 8 lusikat pikk ja tuli välja, et ta ongi 8 lusikat pikk. Samal ajal on ta ka 161,5 sentimeetrit pikk. Kõik mõõtmistulemused peavad paika, lihtsalt ühikud on erinevad. Leia ka sina endale nüüd mingi ese, millega sa saad oma sõbra ära mõõta.